romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on Õhtulehe reisipodcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Koolman. Tänases saates me reisime Portugali ja minu vastas istub Portugalis surfimaja pidav Arti Samalberg. Tervist! Tere, Liina! No räägi, kumb tuli sinu ellu esimesena, kas tuli Portugal või tuli surfamine või tulid nad koos? No teoorias tuli Portugal enne, sellepärast et enne surfamist ma tegelesin reisimisega või hääletamisega ja kui ma läksin reisima esimest korda, siis ma võtsin kaardi lahti ja vaatasin Google Mapsilt, mis see kõige kaugem koht on ja selleks oli Portugal siis. Millal see oli siis? Mis ajast me räägime? 2010 äkki, 2009. Nii, nüüd on nagu 16-17 aastat möödas. Kas sa nüüd oled pidevalt kuidagi reisinud ja Portugali pidama või mismoodi see läinud on? No mul plaan oli olla reisida ainult 40 päeva. Mul on 40 eurot, reisib 40 päeva, 1 euro päevas. Aga kuidagi see juhtus, et olin 2 kuud Pariisis, olin 2 kuud Portugalis, siis reisisin tagasi, olin Itaalias, Hispaanias ja siis läks aasta mööda enne, kui ma jõudsin tagasi Eestisse. Ja siis mõtlesin, see reisimine on nii tore, et peaks uuesti minema. Ja ma tulin koju tagasi 150 euroga. Ja siis läksin 3 nädalat hiljem uuesti reisile ja siis lõpetasin selle talve seal Marokos. Ehk siis ma olen 1,5 aastat nagu hääletanud ringi. Ja siis seal Marokos juhuslikult sattusid niimoodi, et tüüp võttis mind Hispaanias peale, ütles, et kuule, ma lähen Marokosse, mõtlesin, ma lähen ka, ma tahan hääletada Lõuna-Afrikasse, pole kunagi käinud, et olin naiivne. Aga tuli välja, et tal on surfimaja seal. Mina mõtlesin, et ma lihtsalt endale süüa. Ma süüa ei oska teha, aga fake it till you make it. Ja siis, aga mingi 4 päeva sõitsime, öösel pakkisime seda autot lahti ja siis ta võttis neid surfilaudu sealt autost välja. Siis mõtlesin, ta mingi reisi jooksul ütles midagi surfamisest, aga mida surfamisest ei tea midagi. Eestis keegi ei surfa, või tol hetkel keegi ei rääkinud kunagi surfamisest, telekas ka ei olnud. Oli suusatamine ainult. Või on tuule surfamine ja windsurfing ja kitesurfing. Et sellised, või purjelaud äkki. Minu jaoks oli see esimest korda siis seal ja aga ma nagu ei kippunud vette minema, see oli surfilaager, kus ma seal olin. Mõtlesin, ma lihtsalt aitan välja, nad pani mind kööki, aita mul nõusid pesta, aita mul põrandat pühkida, mine külalistega randa, mängin endaga kaarte, aita lauda ära koristada, siis ma tegin kõiki neid asju ja siis mingi 2 päeva, lõpuks oli 2 nädalat, siis oli 2 kuud. Viisa kehtib Marokos 3 kuud, et siis pidin ära minema. Aga igatahes, ma olin 2 nädalat ja siis ta ütles, et tüüp küsib, Lando oli tema nimi, et Roland. Ja ta siis ütles, et kas ma tahan vette minna. Ja siis andis mulle laua kätte, ütles, et mine siit. Ja siis rand oli kive täis, liiva üldse ei olnud. Oli kive täis, ütles, et mine sinna, kätega veidi liiguta, pööra ümber ja siis tule tagasi randa, vaata, püüan seda valget vett. Ja siis ma nagu läksin, aga ma olen kunagi seda lauda nagu vees kandnud või seal liiva peal või kivide peal. Siis ma lõikasin kõik jalad katki seal. Siis ma lähen vette, see on hästi kivine, see ei ole eriti alga ja sõbralik rand. Ja siis lähen vette ja siis ma nagu pedaalin oma kätega. Kael valutab, selg valutab, käed valutavad. Ja siis mõtlen, et kui see on surfamine, siis ma juba vihkan seda täiega ja ma ei ole eriti vihkav inimene nagu hateful. Ja mul täiega meeldib Marokos olla. Ma ise ei pidanud millegi peale raha kulutama. Öömaja oli olemas, söök oli olemas. Minu jaoks oli nagu see reisi tipphetk olla kuskil Marokos omal käel jõudnud. Ja siis püüdsin ühe laine, sain tagasi randa, siis tüüp ütleb, et sa ei pea kogu aeg kätega pedaalima. Et siis ma kogu aeg ise, kui ma ootasin, siis mu käed käisid, et väsisin ära. Aga teine päev me läksime siis kohalikku algajate randa. Ja seal oli palju lihtsam, ja siis järsku ma käisingi iga päev 4 tundi, et nad ütlesid, et kuule Arti, sa oled liiga kaua vees, et kus sa oled, et meil on vaja köögisabi ja meil on vaja hommikusööki vaja valmistada, et
Aga lõpuks ma tegin seda mingi 2,5 kuud, iga päev käisin 2 korda päevas, võib-olla 3 korda päevas, külalistega koos, paremate inimestega. Et Landoda siis ütles, et istusime selles kohas nagu müsteri. Ja siis ta filmis või tegi pilte minust. See oli ilmselt minu viimane nädal või mingi paar viimast päeva, enne kui ma pidin lahkuma. Ja siis ta ütles, et kui ma veel nüüd 6 aega surfaks, siis minust saaks surfiõpetaja juba või surfinstruktor. Ja selle peale ma ei mõelnud palju. Ta võis kõik öelda. Ja siis ta ütles, et ta kutsus mind Prantsusmaale ka, et ma võiks seal Prantsusmaal, tal on ka surfimaja Prantsusmaal suvel, et ta kutsus mind sinna, et ma võiks seal tal abiks olla. Ja siis läksingi Marokost, läksin ära, reisisin veidi ringi, korraks käisin Eestis ja siis mingi 8 kuud hiljem läksingi Prantsusmaale ja siis olin seal 8 kuud ja järsku tegin seda surfi laagri asja, olin seal vabatahtlik, aitasin kõikide asjadega, mis võimalik ja käisin iga päev surfamas 2 korda päevas, 4 tundi iga päev. Noorena oli energiat täiega. Ma arvan praegu ka, näiteks Marokos käisime novembris, olid veistrivõistlused surfamises seal, eestlased. Siis ma käisin ka 3 korda päevas, et energiat ikka jagub. Aga kuidas see tuli, et teeks ise surfimaja sinna Portugali? Miks Portugali? Sa ju surfasid Prantsusmaal, Marokos. Kus see Portugal mängu tuli? Näiteks, ma siis käisin selle Maroko ja Prantsusmaal kogu aeg ja nad kogu aeg andsid mulle uusi ülesandeid. Näiteks ma olin ühe korra 18 kuud ära, tegin juhilube Eestis, võttis aega. Ja siis lendasin tagasi, tüüp pole mind näinud, Lando, pole mind näinud 18 kuud ja siis ta nagu ütleb, kuule Arti, ma nüüd lähen homme ära, et üks tüüp tuleb, et sa pead talle surfitunni andma. Ja siis ma nagu, okei. Et ma teadsin nagu, kuidas nagu võiks õpetada, või mis nagu on need surfitunni elemendid, aga kuidas õpetades ma lihtsalt YouTube'ist vaatasin, kuidas õpetada. Et ta nagu usaldas mind, ma ei tea, kes, selles võttes, et ilmselt sa tead, et sa lähed ära, keegi peab majast vastutama, sul äri peaks edasi jooksma ja siis tuleb mingi tüüp, keda sa nagu 2 aastat näinud, ütled, et kuule, sa nüüd tee seda. Ma pole kunagi sind näinud, et sa oled seda kunagi teinud, näiteks mingit organiseerida. Ma üksinda vastutasin maja eest tol hetkel. Aga iga aasta nad andsid mulle nagu uusi ülesandeid, näiteks ole nüüd kokköögis. Siis ma ütlesin, ma ei tea, aga siis nad ütlesid, et me aitame sind. Et nad nägid võib-olla minus rohkem potentsiaali, kui mina ise endast nägin. Et ma lihtsalt olin nagu free spirit, lihtsalt hängisin, aga nemad nagu andsid, vastuta nüüd vabatahtlike eest. Ja siis oli nagu mul rohkem kohustusi kogu aeg. Ja siis, aga koroona ajal nagu neid, minust see surfinstruktor Prantsusmaal, tegin seda 2 aastat täiskohaga, aga viimased 2 koroona aastat vist nagu rohkem ei tekkinud mingit kasvu. Me küll rääkisime, et ma võiks nagu üle võtta kuidagi, aga mul endal ei olnud mingit ettevõtlikkust, nagu, et kuidas seda juttu nagu liigutada. Aga siis, nüüd on 7 aastat, me naised koos olnud, aga me kohtusime Marokos, et temal oli ka nagu mingi backup plan, et ta kunagi oli õppinud Indoneesias surfama, et kui tal kunagi tööga ei lähe hästi, siis ta võib-olla avaks kuskil selle surfimaja äkki. Tema on siis mis rahvusest? Sakslane. Ja kohtusite Marokos seal surfi teemade teemast. Issand, kui äge! Ta tuli niimoodi, et tahtis sõbrannadega tulla, ükski sõbrannadest ei tulnud ja mina olin ainuke töötaja seal majas ja tema oli ainuke külaline. Ja nii see läks kõik. Nii see läks. Ma korjasin ta lennujaamast üles ja siis ma ikka mäletan sellepärast, et enamus ajast inimesed on väsinud mingi reisist kuskilt Saksamaalt, pidid kindlasti ärkama hommikul või mis iganes. 6 tunni juba on reisinud, jõuavad uude riiki Afrikasse. Aga tema oli nagu jutukas ja tal oli energiat, et kuidagi see oli väga positiivne. Aga kuigi ma hoidsin professionaalset külge, sellepärast, et ta on ikkagi külaline ja ta maksab oma ööma eest, et ma ei saa olla nagu mingi, nad ütlevad nagu rockstar, et surfõpetajad on alati nagu mingid rockstarid, vaata, et kõik tüdrukud tahavad nagu külge lüüa. Aha, et siis ma ei tahtnud nagu seda muljet jätta, et ma ikka esindan nagu seda surfimaja üksinda hetkel, et selles mõttes, et võib-olla ma oleks, aga ma olen kohanud surfimajas ikka kohtud hästi palju inimesi ja siis tekivad mingid sõbrad, siis lähed külla neile, nende,
puhkuse ajal kõik võivad olla rõõmsad, vaata. Aga näiteks 99% oma ajast sa veedad ikka, sul on töö ja mingid stressid ja siis lähed neile sõpradele külla ja siis vaatad, see ei ole see sama inimene, et sa ei saa nagu seda võtta. Et see on nagu see inimene, keda ma nüüd siin puhkusel näen. Et see on tema siis oli ikkagi sama inimene? No lõpuks me tegime nagu mingi 3 kuud hiljem kirjutasin, et kuule, mul oleks ka nüüd puhkus, et kas sa tahad uuesti kokku saada. Ja siis me tegime nagu neid puhkuse kogu aeg koos pikki nagu, võib-olla ma töötasin ja võib-olla ta töötas ja siis koroona ajal pidime koos elama Saksamaal. Et, ja siis ma mõtlesin, et kui me 3 kuud saame väikses korteris, tema tegi tööd, mul just lõppes hooaeg Marokos, ma siis jäin hommikul kokteile, chillisin vannis, kuhugi ei saa minna, sellepärast kõik on kinni, kõik oli kinni ja siis mõtlesin, et kui me saame nagu väikses korteris, tema teeb tööd, ma nagu tööd ei tee, et kui me saame 3 kuud hakkama, vaata, siis me saame igal pool hakkama. Et me pidime veel ühe koroonatalve elama Saksamaal, sellepärast, et Marokko oli kinni, Prantsusmaa oli kogu aeg lahti, sest suvel kadus koroona ära kuidagi. et siis me elasime niimoodi koos ja siis mõtlesime, et võiks koos elada või abielluda. Abiellusite? Jaa, abiellusime ja siis sõitsime umbes niimoodi, et me elasime Prantsusmaal, suvel elasime Prantsusmaal, talvel elasime Marokos või seal Saksamaal ja siis mõtlesime, et kas ma võtan selle Prantsusmaa äri üle või kuidagi, kuidas saaks, võib-olla tema teeks ka seda, aga nagu omanikaga ei läinud seda vestlust nii hästi ja siis mõtlesime, et mis, kui me ise teeks seda, et mul on nagu seda kogemust ja tal on nagu üksinda ma ei oleks seda teinud ja tema ei oleks ka üksinda seda teinud. Ja siis mõtlesime, et prooviks, et teeks seda koos. Ja kuna oli koroona, siis sai ainult 3 Euroopa riigis nagu tõsiselt surfamist teha, see on siis Prantsusmaa, Hispaania ja Portugal. Ja Prantsusmaal tunnus liiga kallis, et äri teha. Näiteks sul on vaja maja ja see maja seal Lõuna-Prantsusmaal võib päris kallis olla. Hispaanias sa ei saa tal kogu aeg surfata, näiteks suvi on see tippaeg, siis sul on vaja nagu lääne küljega randu, mis on siis Portugalis või Prantsusmaal, aga Hispaanias nagu neid eriti ei ole. Et Hispaanias on tore nagu talvel, Lõuna-Hispaanias on talvel hea surfata, sest on kaitstud suurte lainete eest või siis Põhja-Hispaanias. Aga suvel sa võib-olla saad, kui lained igal pool väiksed, siis Portugalis on alati laineid näiteks. Et siis jäägi Portugal, sest sa saad nagu sinna autoga sõita. Marokko on kinni, sa ei saa sinna minna koroona ajal, et me tegime kõik need otsused koroona ajal. Ja ma saan aru, et te seal mõtisklesite, mis riigis see surfimaja avada, aga ikkagi see mõte ise, et teeme selle ära. Sa enne vist mainisid, et naisel oli mingisugune selline backup plaan, et võib-olla kunagi teha, aga kas tema hakkas sulle siis rääkima või kuidas see ikkagi juhtus, et te nüüd otsustasite, et hakkame otsima kohta, kus seda teha? No, ma arvan, see oli nagu loomulik kuidagi. Loomulik, et tema ütles, et teeks, mis sa arvad, kui me teeks? Ja siis mõtlen, ega ta lihtne ei ole. See on umbes, et mis sa arvad, kui läheks Google restoranid? See on umbes, et sama lihtne asi või? Võib-olla, ma ei oska öelda, ma arvan, reisides ikka tekib nagu see, et sa pead ise ennast usaldama, et näiteks sa ei saa nagu kõik ette valmistada või nagu seal surfilaagris ka see tüüp alati ütles, et from nothing comes nothing ja sa ei saa kunagi nagu mingit plaani teha, et see surfamine ise on nagu hästi nagu selline, sa ei saa, sa nagu lähed randa, vaatad, lained, okei, teate, teeme õhtusöögi hiljem, teeme hommikusöögi varem, et meil on vaja seda surfamist teha, et sa ei saa seda ette planeerida. Et siis sul tekib nagu selline, reisides ka sa ei saa ette planeerida oma asju eriti, või mingil määral saad võib-olla, aga siis me nagu võib-olla usaldasime ise ennast, et me saame nagu seda teha, et me istusime Tallinnas, mis oli 2021 äkki, olin koroona ajal Tallinnas, siis me tegime nagu Excelis, kirjutasime, et mis see nagu, kuidas see budget võiks välja näha, mis iganes, et kas me oleme nagu liigume õiges suunas. Me nagu seda tõsiselt otseselt ei võtnud, et me nüüd täiega teeme. Me lihtsalt mõtlesime, et kui me nagu teeks, et kuidas näeks välja nagu see hinnad näiteks. Mis siis Excelist vastu vaatas? Tundus, et on võimalik. Kuigi kui sa, nüüd me oleme Portugalis teinud, et siis kõiki nagu need maksud, mis seal on ja et
raamatupidaja siiamaani üllatab mind, et mis maksud ma pean maksma vaata. Mis sa pead siis maksma seal? Ei no näiteks sul on nagu miinimumpalk on näiteks 14 kuud näiteks, et kui Portugalis räägid palgast, siis sul on miinimumpalk, aga sa pead maksma ka suvepalga, mis on siis, et inimesed saavad puhata ja siis on jõulupalk nagu, ehk siis kokku tuleb 14 kuud palka hoopis. Et kui sa võtad näiteks miinimumpalgas, kui palju sa tegelikult kätte saad, siis sa võtad selle miinimumpalga korda 14-ga ja siis jagad näiteks 12, kui sa tahad, siis sa tead nagu, mis see tegelikult kuupalk on. Aga tuleb välja ja eelmine aasta üks raamatupidaja unustas selle puhkuse palga korralikult kirja panna ja siis see aasta teine raamatupidaja kirjutab, et tegelikult omanikud, nad ei pea endale seda puhkuse palka maksma. Nagu, ma üritasin ma läksin selle järgi, mis raamatupidaja ütles, et ma ei tea, mida ma ise peaks otsima. Näiteks, et nüüd tuleb välja, ma pean ise proaktiivselt uurima, sest kuigi raamatupidajal on vastutus, siis tuleb välja, et tegelikult asjad võivad ikka valesti minna, siis see on minu kulu näiteks. Nüüd ma pean maksma võib-olla mingi 300 eurot nagu lisamakse, sellepärast, et mingid asjad jäid valesti nagu välja arvat. Välja kirjutatama. Kuule, kas seal Portugalis on üldse lihtne businessit ajada või et tuled sinna ja ütled, et ma nüüd avan surfimaja ja nii ongi korrektne kõik? Ma ei tea, kas ma pole kunagi oma businessit teinud, et enne, et ma ei oska öelda, mis on nagu lihtne või raske, et ma arvan, Eestis võib oleks lihtsam, sa saad digitaalselt kõik asjad ära teha, aga meie meil lõppes me igatahes me tegime selle Exceli tabeli ära ja siis vaatasime internetist mingeid majasid, et mis on need majade rendihinnad ja mis iganes, siis mõtlesime, et läheks peale hooaega Prantsusmaal, sõidaks Portugali ja vaataks, mis toimub seal. Ja siis läksimegi sinna, vaatasime ühte maja, see omanik ei teadnud midagi, mida me tahame teha. Vaatasime teist maja, nägi väga täiuslik välja ja siis me mõtlesime, et äkki see ongi see maja, et mis sa arvad, kui me nüüd teeks selle. Ja siis 2 nädalat hiljem olimegi advokaadibüroost lahkunud ja kõikidele lepingutele alla kirjutanud, et 4 kuud hiljem, 1. aprill 2022. Te ostsite selle? Ma alguses mõtlesime, et ostaks, aga nüüd me rendime hoopis. See on vaja advokaadibüroosse minna selle jaoks Portugalis siis, jah? Ei pea, aga me läksime, kuna me arvasime, et nii saavad asjad kiiremini tehtud. Et Hispaanias, Portugalis inimestel on ikka juhtud, et see paberimajandus võib aeglane olla, et me maksime, ma arvan, mingi 2000 eurot vist. Et ma arvan, praegu ühtki probleemi pole tekkinud paberimajandusega, et siis minu arust päris hea, et me maksime 2000 eurot. Me ise sõitsime koju ära Saksamaale ja siis advokaat tegi kõik asjad ära, et me tulimegi 1. aprill, kõikidele lepingutele alla kirjutatud, pangakonto oli avatud ja külalised tulid juba nädalaga hiljem. Oota, kas sa maja eest maksad 2000 eurot kuus või advokaadile maksad 2000? Me maksime ühe korra advokaadile 2000. Palju see maja rent on? No maja rent on 1950 eurot pluss maksud. Ehk siis umbes 3200 eurot kuus maksame maja eest renti. Kuidas, ma ei ole ilmselgelt isegi vaadanud kunagi Portugali majade rendi hindu. Kuidas see tundub? Kas see on selline, sain nii hea diili või oleks võin paremini saada kuskilt? No ma arvan, me saime väga hea diili. Näiteks me rendime oma kodu näiteks, nagu väike puhkusemaja. Esimesel aastal elasime villas, aga nüüd rendime väikest oma maja, aga see on siis 800 või peaaegu 900 eurot kuus. Me maksame siis, enne maksusid maksame lihtsalt peaaegu 2000 eurot, aga meil on mingi 3000 ruutuaeda, tünisaun, bassein, tiik, joogamaja, väikese terrass, et võrreldes sellega, mis teistel pakkuda on, siis tegelikult ma ei ole ju teiste majade hindusid vaadanud, et kui ma teeks samasugust äri, et võib-olla oleks kallim või odavam, aga kui sa nagu tahad eramaja rentides, sa maksad peaaegu sama palju, mingi 3-toalist näiteks villat, võib-olla ranna lähedal. Me oleme 10 minutit rannast autoga.
Aga teil seda hirmu pole olnud, et ühel hetkel see omanik ütleb, kuulge, ma ei viitsi enam renti, tahaks maha müüa, et mis siis teie sellest surfimajast saaks? Ei no, see on alati võimalik, aga meil on nagu, ta peab ütlema mingi aasta ette, et ei taha enam. Aga teoorias majal on nagu külaliste maja litsents. Ja kõik näiteks Airbnb peavad olema näiteks külaliste maja litsents. Ja Portugalis on teinud nagu seadus, et kui sa tahad müüa oma turismi eesmärgil oleva maja, siis kas sa maksad mingi 50% rohkem makse või sa võtad selle litsentsi ära ja ootad 3 aastat. Et teoorias võib-olla see omanik teenib rohkem seda maja välja rentides. Miks sellised piirangud on nendele litsentsiga majadele? Oskad sa öelda? Näiteks praegu olid uudised ka, et Barcelonas pandi need Airbnb kinni, et see võtab nagu inimestelt need elamiskohad ära, et hinnad tõusevad kiirem. Näiteks Portugalis nad ütlevad praegu, et Lissabonis inimene peab maksma 110% või umbes seal kandis 10% oma rendist peab maksma, ehk siis kui maja rent on, kui miinimpalk on mingi 900 eurot umbes, siis see inimene peab maksma mingi 1200 eurot, et rentida mingit korterit Lissabonis. Et nad ilmselt üritavad nagu vältida, et need hinnad tõused. Sellepärast, et Portugal on tore koht, kus reisida. Või see on soe koht, inimestele meeldib mingi 10 kuud aastas, seal on alati tore ilm, 300 päeva aastas on päike paistab, et siis kindlasti tekib inimestel. Ennem oli niimoodi, kui ma jõudsin kohale sinna, siis on niimoodi, et kõik inimesed, kes tulevad välismaalt Portugali elama, siis kõigi nende välismaal olevad sissetulekud on 10% maksustatud. Et näiteks, ütleme, sul on mingid korterid Eestis, rendid on välja, siis ma ei tea, äkki sa maksad Eestis mingi 20%, kui sa selle raha välja võtad, aga Portugalis oleks see 10%. Et siis see nagu Portugal tahtis, et inimesed läksid Portugali elama. Muidugi siis tulid inimesed, kellel on rohkem raha ja siis nad nagu ostavad need paremad majad ära. Aga hetkel on see rohkem nagu riigi teema, sellepärast, et riik on teinud niimoodi, et kes teevad turismi eesmärgil äri Portugalis, siis nendel on paremad maksud, et nad ei anna inimestel põhjust mingit vana maja osta ja siis seda renoveerida. Nagu see protsess võtab liiga kaua aega, need paberimajandus on liiga keeruline ja nii edasi. Kuule, aga milline, kus kohas see maja teil asub? Kus kandis? Me oleme 50 minutit Lissabonist autoga. Oleme Benissi lähedal 20 minutit Benissi suunda, 50 minutit Lissabonist, selline koht on nagu Lurinja, dinosauruste küla, et nad on leidnud seal 3 unikaalset dinosaurust. Nimetad kõik selle küla järgi, Lurinjasaurus. Välja, et minu arust tore koht, seal on hea vaikne, saad autoga igal pool parkida, isegi suvekuudel sa peab otsima oma parkimiskohta või maksma parkimise eest, et tundub hea rahulik. Saad vabalt hommikul randa sõita, väikse õlle rannas võtta kell 12, mõtled kui tore ja siis lähed tagasi majja oma tööd tegema. Mis seal surfimajas toimub, et inimesed siis tulevad ja surfavad hommikust õhtuni või mismoodi see käib teil? Näiteks inimesed teevad oma reservatsiooni ja enamus inimesed veedavad umbes 6-7 päeva meie juures. Ja nende plaan siis kas õppida surfama või siis nagu arendada oma surfamist näiteks. Ja siis ongi, meil on hommikusöök iga päev, õhtusöök 5 korda päevas, 5 korda nädalas. Ja siis õhtusöök see on. 5 korda nädalas on õhtusöök ja siis nad saavad neid lõunavõikusid teha. Ja siis surfamine toimub vastavalt siis tõusule ja mõõnale. Ehk siis mõõne ajal on need algajad lähevad surfama. Ja see mõõn liigub iga päev tund aega, et mõnikord on kell 6 hommikul, siis 7, siis kell 8, siis kell 9. Ja siis selle tunnide järgi liigub ka siis hommiku ja õhtusöögi aeg. Et näiteks kell 7 on surfitund, kõik surfavad, kell 10 siis sööme hommikust koos. Siis kõigil on vaba aeg, võivad nagu ringi reisida või uuesti surfa minna mõnda teise randa, kui nad tahavad iseseisvalt. Teeme mingit surfiteooriat, chillid basseini ääres, kui on külmem aeg, siis teeme tünnisauna ja siis, jah.
aga kui inimene nüüd teeb broneeringu, siis kas see eeldab, et mingid surfitunnid on seal juba sees või need tuleb lihtsalt juurde võtta, ma võin nagu lihtsalt seal ööbida ja ma ei tea, võrkkiigest stiilis olla terve ajal, keegi ütle, et sa ei lähe ütlema, et kuule, surfama on vaja minna. Mis asi, mis seal käib? No, selles mõttes, et inimesed, meil on niimoodi, et sa saad nagu juba surfipaketid on veebilehel olemas, seal on kirjas, palju sul neid surfitunde seal sees on. Ja siis sa lähed meie kalendrisse, siis saad valida nagu surfipakett 4 tunniga või surfipakett 3 tunniga, nagu 3-päevase kursuse või 4-päevase kursusega või lihtsalt majutus söögiga. Näiteks mõnikord tulevad emad oma lastega, tahavad, et lapsed surfavad ja ise ei surfa näiteks. Või siis segapakette saab ka teha näiteks. Inimesed kirjutavad, et kuule, ma ei leidnud seda võimalust, kas nii on võimalik, siis ma lihtsalt teen käsitsi selle. Aga inimesed tulevad kohale, siis surfitunnid hakkavad järgmine päev. Näiteks, et kui sa oled selle paketi planeerinud, siis sa tuled kohale ja siis meil on nagu sissejuhatus, kuidas see toimib, mis kell sa peaksid valmis olema, mis sa peaks randa kaasa võtma, päiksekreem, veepudel, rätik, võib-olla soojad riided, kui on külmem aeg, näiteks detsembris. Detsembris surfate ka? Me tegime näiteks, nüüd oleme 3 korda teinud, tegime aastavahetuse surfa uude aastasse. Et minu arust täitsa tore, et on 1. jaanuar, sa istud seal vees, kedagi teist ei ole, ainult meie. Ja siis vaatad neid künkaid seal ja mõtled, et täiega äge, et püüad lained siin 1. jaanuaril näiteks. Või 2. jaanuaril või siis 3. jaanuaril või siis on 31. detsembri, sa püüad neid lained, või lihtsalt möllad ookeanis. Et jaa. No, kui te olete surfimaja, tunned sa, et see piirab teie klientuuri või see on nagu nii hea nišš, et kõik huvilised just tulevad teie juurde ja neid on piisavalt? No, mis me tegime nagu kui me avasime selle maja, siis me nagu mõtlesime täiega. Sest me ei ole midagi muud teinud või mina ei ole millegi muuga tegelenud kui ainult surfamisega, et siis me tegime seda, et teeme surfimaja, aga inimesed hakkasid kirjutama, et kuule, et tahaks nagu joogat teha, et nii tore maja. Ma tahaks mingit retriiti teha. Ma tahaks tulla lihtsalt oma inimestega ja seda maja rentida mingi pere. Et siis me 1. aastal võtsime kõik vastu, mis võimalik. Et me miinuses oleks või mis iganes. Et vaadata, mis on see meie kõige tugevamad küljed. Et nüüd tuleb välja, et peredele meeldib seal olla, et me ei ole nagu selline peokoht, et me joome nüüd hommikust õhtuni või näiteks mõned surfilaagrid niimoodi, et neil on teisipäeval tekiila õhtud näiteks, või siis kogu aeg joovad, et me oleme juba selle perioodi läbi elanud, mina olen selle perioodi seal surfilaagrites läbi elanud, et me oleme nüüd selline rahulikum, et meil on sellised korralikud õhtusöögid ja mis iganes, et nüüd on mingi 40% aastast vist teeme nagu surfi ja joogalaagreid, ja siis ülenda nagu suvel näiteks juuli, august, september on surfamise aeg, et tulevad lihtsalt, et sa saad lihtsalt bookida oma ette, üksinda tulla või perega, saad lihtsalt bookida mingi nädala ja siis kohtud uute inimestega koha peal. Et meil on ka retriite olnud, et inimesed tulevad rollerskate. See on nagu rulluisud, aga nagu klassikalised, kus on siis 2 sees ja 2 taga, vaata. Ma isegi ei tea, kuidas et nagu selline autokujuline. Ja ma tean küll praegu, aga ma eeldan ikkagi rulluiskond see. Ja, aga mitte nagu 4. Ja. Et tuleb välja, et selline asi on ka populaarne tüdrukute seas eriti, et siis nad tegid rulluisu surfamise joogalaagrit. Et iga päev said joogat teha, iga päev tegid rulluiska ja siis 3 korda käisid surfamas näiteks, et see on nagu ma ei oskaks nagu niisama mitte surfamise maja olla, et ma arvan, et see surfamine, kuna Benice on nagu üks maailma tasemel surfamise kohti maailmas. Neil näiteks on maailmaistrivõistlused surfamises, on 10 kohta maailmas, Austraalia, Ameerika, Lõuna-Aafrika, Fiji, mis iganes, Hawaii, ja üks neist on siis Benice, et ma arvan, me päris heal kohal, et püüda neid surfajaid
Ma mõtlen, et siis teil ikka megalt vedas selle majaga, et see oli teine maja, mida te vaatasite ja nii heas asukohas, suht hea diil, kõik asjad. Ma arvan, veel lihtsalt täiega nagu vedas, et me isegi ei teadnud, et see on nagu hea koht, kus olla. Et hiljem avastasite või? Jah, et üks me teadsime, et sa pead autoga ringi sõitma Portugalis. Me oleme kuulnud inimesed, kes tulevad Portugali, et see nali on see, et 90% sa sõidad autoga, ma ei tea, 7% sa pedaalid vees ringi ja 3% surfad näiteks. Et Portugalis on alati teema, et siis mõtlesime, et me saame nagu võtta suurema koha, kus on hästi palju ruumi. Rannast veidi eemale, sa pead nii autoga sõitma. Näiteks on kohad, kus inimesed sõidavad, maksavad 300 eurot öö. 300 eurot öö maksavad. Ja siis nad sõidavad 40 minutit üks ots, et minna kuskile randa surfama, sest nende enda rand ei tööta, sest see positsioon. Et meil on niimoodi, et meil maksimaalselt peame sõitma 20 minutit ja miinimum sõidame 10 minutit. Sõidad randa on seal samas. Juba võib-olla üksinda saad surfata, suvel isegi mõnikord. Ma lähen päikese loengul üksinda sinna surfama, kedagi ei ole. Äge, et ma ei pea baalile minema või kuskile kaugetesse populaarsetesse kohtadesse. Sest on nagu, me käisime Sri Lankal paar aastat tagasi, nii palju inimesi oli. Lapsed olid sul kogu aeg ees, igal pool surfitunnid oli igal pool ees, et üldse ei saanud nagu seda lainet eriti nautida. Et siis seal Area Brancas, kus me oleme, et see on nagu hea rahulik. Kuidas teil naisega tööjaotus on? Et kes mida teeb? Kas te teete kõik kahekesi ära? Tegelikult naisel on niimoodi, et tal on oma töö täiskohaga. Tema ei teegi seda? Ta on näiteks, ta oli niimoodi, et ta suvel oli aeguslehel, võttis ja siis ta aitas mind kõigega, mis seal sai. Enamasti ma teen sööki ja siis tema aitab mul neid salateid näiteks teha või ta teeb nagu onboarding vabatahtlikega näiteks. Et või mingid iluasjad või minu ülesanne on vaadata, et kõik töötab ja tema siis vaatab, et oleks esteetiliselt tore ka ikka inimestel näiteks. Aga kes süüa teeb? Mina teen süüa. Sa siis ikkagi, sa oled kokk, kondiiter, keevitaja või mis moodi seda öeldakse? Ma arvan, võib-olla sellepärast see töötaski, et kuna ma seal Prantsusmaal ja Marokos ma tegin kõiki neid asju, mis võimalik, väärjutad see, et leia ise need külalised. Seda ma ei teinud, et ma tegin kõiki neid positsioone seal Prantsusmaal, et siis sellepärast see töötaski, et esimese aastal ma käisingi, hommikul oli hommikusöök, käisime andsin neile tunnid päeva jooksul, siis tulime tagasi ja tegin kohe õhtusöögi valmisega. Ja neid kliente võib-olla ei olnud nii palju esimesel aastal, et kuidagi sai see tehtud, aga nüüd on nii palju, et meil on teeme koostööd kohaliku surfikooliga. Ja nüüd on meil näiteks, ise enam ei korista seda maja, meil on koristajatädid näiteks. Nüüd me oleme eelmine aasta esimest korda meil ka nagu toetuskokk näiteks, kes tuli vahete vahel nagu appi, et kui mul oli vaja, et mul oleks nagu mingid pausid nädala sees, et mõnikord ma teen mingi 20 päeva järjest lihtsalt õhtusööki. Ja sa pead muid asju ka vaatame, et hommikusööks, ma võib-olla hommikusööki ei pea enam tegema eriti, aga lihtsalt vaatame, et kõik jookseks vaata, et kui tekib mingi probleem, et sa oled valmis nagu. Ja sa muidugi vastad kõikile emailidele, vaatad, et sotsiaalmeedia töötaks ja siis tegelikult kõik see on võimalik, sest ma ikka ju käin surfamas. Ma ikka suudan leida seda aega, et käia surfamas, et teoorias, kui ma surfamas ei käiks, siis ma oleks isegi veel rohkem aega. Kui palju sul on selliseid hetki või kas üldse on, kus sa mõtled, ma ei viitsi enam, et see tegelikult väsitab, kasvab üle pea, mis iganes mured? No ma arvan, miks mulle sobib see äri või nagu see elustiil, see surfamise elustiil. Tegelikult ma ei tea, miks, aga ma olen lihtsalt jäänud ellu siiamaani. Ma olen nagu Prantsusmaal oli isegi niimoodi, et sa läksid inimestega peole kell 2 või kell 10 või mis iganes peale õhtusööki koristasid ära, käisid surfamas, siis läksid nendega peole. Ja siis kell 4 tulid peolt tagasi, siis magasid 4 tunni, siis läksid hommikul surfama, siis tegime hommikusöögi või kes iganes vastas hommikusöögi eest. Ja siis koristasid maja ära või mis iganes ülesanne oli. Sa olid, ma arvan, ka päris palju noorem. Olin. Ja siis jaksad rohkem. Et ma olen näinud inimesi, kes, ma jaksasin, et on inimesed olnud, kes nagu, näiteks mul abikaasa jaksaks, sest tema ei ole nagu sellega üles kasvanud. Nagu ma olen ainult seda teinud. Ma olengi aastast 2010
surfimajas elanud lihtsalt nagu seal kui vana sa olid aastal 2010, mis vanuses saadik? No praegu ma saan 37, et tegelikult see on valet pidi arvutamine just. Ma ei tea, kas 22 äkki olin või 21, et sellist nagu tööd sa otseselt ei olegi teinud, et see ongi, surfimaja ongi see sinu töö olnud, see peamine, mis sa oled teinud? Ei, ma pead sa seda silmas? Ma olen ikka nagu tööd ka teinud, nagu Nurmikus, selline koht on Saku valla kõrval, 14-aastaselt tegin 8 tunni päevas. Ja siis ehitusel tegin akende restaureerimist, tegin Tallinnas, taksojuht olin Tallinnas, neid tegin, näiteks restoranis töötasin, selline koht oli nagu Pelgupaik, nüüd on sellel teine nimi, Saint Cafe Maria. Ma näiteks koroona ajal töötasin Saksamaal Haribos, töötasin kummikommi vabrik või siis mingi pakitehase koht, et ei tahtnud nagu lihtsalt käte peal istuda, et ma nüüd ootan, millal see koroona lõpeb. Et tööd ikka olen nagu teinud 9-5, mis iganes variandid seal on. Aga pigem vähe, et pigem on ikkagi see surf olnud ja surfimaja sinu. No surfilaagris, aga sa teed ikka esmaspäevast pühapäevani iga päev, käib see nii kaua, kuni see hooaeg kestab, et mõnikord ma lihtsalt 8 kuud lihtsalt teinud, et kuidagi mul lihtsalt, ma ei ole nagu sellest otseselt ära väsinud. Võib-olla ma ei oska öelda, kas ma nüüd väsiks ära lihtsalt, see on nagu mul sees, et võib-olla sellepärast mul istubki see surfimaja tegemine, et ma ei väsi ära, et see on nagu hektiline või sa ei tea, mis kell on surfitunnid homme või ma ei tea, mis, see, et su päev ei ole nagu 9-5, see hakkab võib-olla mõnikord kell 7, mõnikord kell 10, mõnikord lõpeb hiljem, külalised saabuvad kell 12 öösel, et samas sul on ka tekivad momente, kus teed nädal aega mingi töö ära, see on 2 päeva, 3 päeva, sa ei pea midagi tegema, lähed surfama, mis iganes, et või sul see graafik on vaba, ma võin ise valida, kui ma näiteks väsiks ära, ma võiks öelda, et kuule, aga võtame nüüd mingi koka, ta teeb mingi nädal aega süüa, vaatame, et koristajad on seal, vaatame, et keegi vastutab maja eest, et kui mul vaja, siis ma saan kellegi teise võtta minu asemele sinna. No eks see maksab ju. Jah, see maksab, aga siis ma saangi nagu ise puhata, et ma ei pea kedagi täiskohal võtma. Keegi ei ole seal siis täiskohaga, kõik käivad niimoodi mingit teenust osutamas? Näiteks. Meil on vabatahtlikud ka. Mis see endast kujutab? No vabatahtlikud tulevad, teevad siis 4 tundi päevas, 1 päeva vaba ja siis nad saad sellest süüa, öömaja, surfivarustust, surfitunde ja autot kasutada ja et ma ise tegin, kuna ma nägin, mulle nagu sobis see vabatahtlikuks olemine, mis ma tegin siis Marokos ja Prantsusmaal, hiljem nad andsid sellest raha ka, sest ma olen seal nii kaua olnud ja ma teadsin nagu, kuidas kõik süsteemid töötavad, et see on nagu võimalus, kooli ajal ma tahtsin minna vabatahtlikuks, aga see nägi välja, et sul on vaja 5000 Eesti krooni või sul on vaja leida see raha, mis iganes, et minu jaoks tundus see võimatu, aga nagu, mul täiega tahtsin minna, et seal Prantsusmaal ja näiteks Marokos olemine, mul ei olnud enda raha vaja, et neile piisas sellest, et ma tahtsin asju teha, et selleks ei ole mul mingid paberid vaja, mingid tunnistust, et ma olen kooli lõpetanud või et mul on mingid oskused köögis või mis iganes, neil ei olnud seda vaja, neil ei ole vaja, et keegi, kes teeb. Et meile, ma arvan, ma nagu tahan anda seda sama võimalust teistele inimestele ka, kes nagu tulevad, ma tahaks nagu reisida, aga ma ei taha nagu selle eest maksta, ma tahaks leida nagu vaadata, et keegi annaks mulle mingi võimalusi ilma, et nad küsiks, et nad usaldaksid mind rohkem nagu, et ma ütlen, et ma olen valmis seda tegema, aga mul ei ole paberit selle kohta, et ma oskan nagu, koristamise jaoks sul ei ole paberit vaja või nagu, et mul ikka on selle tomati köögis lahti ja pane laua peal ilusasti, selleks ei ole sul paberit vaja, ja on inimesi, kes nagu kokkavad näiteks või leiavad, et minust saaks tore kokk või minust saaks tore joogaõpetaja, et kõik need surfimajade algused, joogaõpetajate või mis iganes turismisektoris toimuvad tööd on alati inimene läinud kuhugi ja ta on nagu proovinud mingit asja ja ütles, et see on minu jaoks, et kui ma poleks kunagi reisil läinud siis, või nagu surfama õppinud, siis ma ei tea, mis ma teeks, ma oleks matemaatikaõpetaja kuskil äkki. Kuule, aga mis on parim aeg surfamiseks Portugalis? See on nagu
no üks ilusamaid aegu minu arust on september-oktoober surfamiseks, kuna sul ikka veel hõngub see suvekuumus seal näiteks, aga tuul on nagu vaiksemaks jäänud ja turistid on ära läinud. Aga surfata sa saad kogu aeg, sa saad aasta läbi surfata. Noh, praegu on seal mingi 3 tormi käinud, et siis sa ei saa nagu võib-olla, kui sa oleks nagu puhkust teinud tormide ajal, siis sa võib-olla ei oleks surfata saanud seal, aga sa saad nagu aasta läbi, nagu me tegime aastavahetuse surfi seal, et iga päev sai vees käidud oktoobris, märtsis käisime veebruaris, päike paistis rannas, et kui sa kogu aeg seal, siis surfata saab kogu aeg Portugalis. Aga kuidas seda sinu surfimaja siis leida? Tee väike reklaamihetk ka. No või minna näiteks foreignsurfhouse.com veebilehele või siis Instagramis The Foreign Surf House või siis trükid sisse Arti Samalberg Portugalis või surfinstruktor ja siis ma arvan leiab mingid artiklid üles näiteks. Kas sul on seal eestlasi palju või on ikkagi väga rahvusvaheline seltskond, et kus sul see klientuur tuleb muidu? No ma arvan, enamus inimesi tuleb Saksamaalt, sellepärast, et sakslased on ookeani lähedal, aga neil ei ole oma ookeani. Et sa saaksid vabalt sõita 12 tunniga näiteks Prantsusmaale ja nad saaksid selle surfimaigu suhu, aga nad ei saa ise nagu, ma nüüd, näiteks prantslased, mul on sõber kuskil Lõuna-Prantsusmaal, lähen tema juurde ja surfan seal, vaata, ma ei pea mingisse surfimaja minema, aga sakslased, neil on vaja nagu seda surfimaja. Aga siis eestlased on järgmine grupp, kes nagu käib meil, et näiteks nüüd toimusid seal Marokos lainesurfivõistlused, siis ma eelmine aasta üle-eelmine aasta ma võitsin selle ja siis nad kirjutasid vist Postimehes ja kuskil ja siis inimesed, ma olen kuulnud, et Arti on seal Portugalis, et läheks ka ja siis inimesed kirjutavad, ma tahan näha, et tahaks minna Arti juurde õppima surfamist. Et Eesti teema, Eesti meil kuidagi. Ja siis nüüd on meil ka näiteks Nordic Surf Sisters on siis Eesti surfitrukud. No tegelikult on Soome ja nad teevad nagu, aga see on nagu Eestist organiseeritud. Ja siis nemad tulid ka eelmine aasta esimest korda tulid meie juurde. Aga ma arvan see, et iga aastaga kindlasti tekib nagu rohkem nagu seda nagu marketing või inimestel nagu suus-suhu reklaam äkki või? Suus-suhu reklaam, et kuule, ma nägin kuskil Instagramis, et praegu inimesed kirjutavad, et kuule, kas te otsite sotsiaalmeedia inimest, ma näen, et teil on tuttav, kes kunagi käinud, et Eestis kirjutatakse näiteks, et teil on tuttav kuskil olnud seal surfilaagris, et äkki otsite sotsiaalmeedia inimest või vabatahtlikku, et kas ma tohin tulla. Aga need Nordic Surf Sisters, nemad käisid nädal aega juba panid uued kuupäevad kalendrisse. Fred Müürsepp näiteks, ta teeb ka mingit stand-up paddleboardi, aga leidis ka sõbrad ja rentis terve maja endale ja tuli sinna, et täitsa äge oli lihtsalt 2 nädalat lihtsalt eestlased, aga suvel tulevad ka inimesed kirjutavad, et üks joogaretriit Eestis tuleb ka nüüd sinna see aasta aga üksikud inimesed tulevad ka, otsivad, kirjutavad, nägid kuskil Facebooki grupis või Instagramis või suus-suu näiteks. Suurepärane, igal juhul aitäh sulle selle vestlusest. Aitäh. Ja järgmine peatus on eetris 2 nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotify'st, SoundCloud'ist või iTunes'ist ja ära unusta meie podcasti tellida.